Tervist, kallid tennisesõbrad! French Openi 4. päev on täna algamas, juba tegelikult käimas, kui me seda saadet siin salvestame. Meil on tuba rahvast täis, saatejuht Gunnar Leheste, kaassaatejuht Riho Kallus. Tere! Meil on täna ekspertidena stuudios Maarja Värv. Tere! Ja Harri Nepi. Tere! Meil tegelikult on juba teine duubel salvestamise. Esimene läks natukene nihu, aga nüüd vast kõik salvestab ja saame rääkida Prantsusmaa lahtistest tennise meistrivõistlustest, mis tuleb tõdeda, lähevad edasi ka meie jaoks. Kaia Kanepi kahjuks küll kaotas Marketa Vondroušovale 6-4, 3-6, 0-6, aga Anett Kontaveit sai Viktoria Golubitšist jagu 2 esimest seti kiires lõppmängus, viimane samuti 6-0 Aneti poolt vaadatuna. Aga alustame vast Kaia matšist. Seal oli esimeses 2 setis ju mängu küll, et 6-4, 3-6 Kaial tuli välja. Algus oli natuke rabe, jäi 0-3 taha, aga teises setis sai juba jalad paremini maha, aga teise seti lõpp hakkas käest ära minema ja 10 geimi järjest. Harri, sinu selline resümee sellele matšile, mis seal hästi läks, mis seal halvasti läks? No algus ja lõpp olid täpselt ühesugused. Algul Kaia eksis Vondroušovile ühe palli ära selle esimese 3 geimi jooksul. Kõik muud punktid tulid Kaia vigadest ja lõpp 10 geimi oli täpselt samamoodi. Aga Kaiale mõjus muidugi kõige rohkem, kui Vondroušov hakkas oma stoppe tihemini kasutama. See, et Kaia teab, et stopp tuleb, see aitab teda vähe. Tõenäoliselt on niimoodi, et kui ma tean, et teised jooksevad 10-0 ja mina jooksen 11-0 ja jooksen neile järgi, aga ma ikka järgi ei jõua ju. Kaia jooksmine ja oli takistuseks. No enne matši kihlveokontorid Vondroušovat väga suureks favoriidiks ei pidanud. 1,80 oli minu järgi, oli see koefitsient. Maarja, kuidas sulle tundus? Oli see tegelikult võidetav matš Kaia parimate päevade tennise tasemel? Tegelikult neil polnud ju kummalgi selle hooaja liivamängudest midagi erilist ette näidata, et see oligi selline võib-olla natuke 50-50 ja kui Kaia sealt 0-3 pealt välja tuli, siis minu meelest selle teise seti keskpaigani oligi üsna nagu Kaia käes see mäng, aga nagu Harri ütles, et siis ta hakkas ise rohkem eksima ja Vondroušova sai ka natuke sõidu veesse ja nii ta läks. Minu meelest ei teinud ka Vondroušova mitte midagi teistmoodi. Et Kaia hakkas kohutavalt eksima. Vondroušova mängis kindlalt palli tagasi ja lõi vahele stoppe. Stopid olid need, mis Kaia mängu täiesti ära rikkusid. Riho, mis sinu? Jah, ma olen Harriga nõus, et seal ikkagi kõik sõltus Kaiast endast ja mul on ikkagi väga-väga kahju. Vaatasin ju kogu mängu ja kommenteerisin ka, kui ta mängis Coco Gaufiga eelmise matši ja tegelikult mängis väga head tennist. Ma jõudis mõlemas setis setpallini ja see tüdruk, ma pakun, et on siin võib veel väga ohtlik olla kõigile seal Prantsusmaa lahtistel. Et Kaia tegelikult oli väga hea soos. Ma ütlen, tegelikult seal võib oluline murekoht olla ja täpselt see, mis Maarjaga mainis, et Kaia on mitmeid hooaegu tulnud mitte kuskilt ja mänginud ITF turniire, aga saanud piisavalt mänge. Sel hooajal neid mänge jäi väheks. Et oleks ta saanud Prantsusmaa lahtistel ka 2-3 mängu alla ja nüüd vaadates tabelit, Naomi Osaka võttis sealt maha ennast, Kaia oleks võinud ennast sealt mängida kuhu iganes. Et sellest on äärmiselt kahju, et see asi nüüd esimeses ringis lõppes. Mul tulid meelde need Gaufi vastu 2 setpalli, nii esimeses kui teises setis, taibreegis 6-5. Mõlemal korral Kaia otsustas millegi pärast esimese löögi kohe ära lüüa servitõrjena. Ja mõlemad pallid hüppasid väga kõrgele, sealt lüüa mööda joont, 2 korda üht sama viga teha, natuke kummaline. Ja topelt hea ka lõpp. No see jah, oli lõpp. Aga tegelikult jah, et täpselt sama
näide jälle, et see kõik ikkagi sõltus Kaiast väga palju ja see mäng Kaial oli ju väga palju ressurssi ka serviga taaskord, serv oli ju esimese serviprotsent oli seal 40-45 kanti, et seda me oleme näinud, kui Kaial see serviprotsent juba vähemalt üle 50 tõuseb, no meestel siin 90-ga servivad 90% esimest servi, kui see vähemalt üle 50, siis Kaiat on juba väga raske peatada ükskõik kellel. Et kurb oli, et seal jäi ka natuke servi taha, aga jah, ma ei kujuta ette, nüüd on muidugi väga keeruline olukord ka olümpiaga, et Kaial kukuvad ju punktid ära ja see võis talle ka minna maksma olümpiamängud. Et väga-väga kurb, kui see nüüd nii läheb. Muidugi aega natuke on ja võib-olla mõned turniirid saab veel mängida, aga siin väga vähe seda aega. See ranking läheb lukku peale Frenchi. No siis kukuvad punktid ära. Siis ongi keeruline, väga keeruline. Aga suugi mitte võimatu, sest Maret Ani ju oli 80. koha kandis, kui ta pääses Pekingi olümpiale peale. No see ei oleneb palju sellest, kui suurte riikide mängijad olümpiamängudele vaatavad. Sest paljud mängijad, neil ei ole see eriti tähtis turniir. Maret sai selle pärast Pekingis peale, et ta oli seal paaris mängijana ja siis ma ei mäleta, kes pidi üksikmängust loobuma ja kuna Maret oli Pekingis koha peal ja sa ei saa ükskõik kellele öelda, et kas sa jõuad homseks Hiina, siis sai Maret endale üksikmängu koha. No see on nii keeruline seda olümpia peale saamist arvutada üldse. Mäletan üks aasta, kui olid ju hispaanlased siin, hispaanlaste 5. reket oli maailma 23. ja ei saanud olümpiale. No see väga palju sõltub ka sellest, kuidas seal suurriikidel mängijad... nagu USA-ga on tegelikult ju praegu, et need USA tüdrukud on seal ees ikka päris palju. No et sealt kukub keegi ära. Tšehhil on ka. Ja Tšehhil ja sellised, Madin, et sealt natuke sõltub ka, aga nüüd on see ikkagi üsna küsimärk. No tegelikult sai Kaia käest küsitud ka pressikonverentsil, mis ta olümpiaplaanid on, et kui ta pääseks peale, kas siis oleks minemas, ütles, et ei oska praegu öelda, nii kaua kuni pole peale saanud, ei hakka midagi otsustama, ma väga pikalt planeerima ei pea, pole kohustust kellegi ees, vaatan, kuidas mulle sobib. No nii ta mõtlebki. See on tema mõtteviis ja kuna ta on karjääri lõpetamas, siis ega need olümpiamängud ju tõenäoliselt medalit ei pretendeeri seal. Miks ta ei võiks? Nõrgem teistest. Teised on tugevad, nii palju on tugevamaid. Paarismängus äkki siiski võiks proovida. Paarismängu oskavad meie tüdrukud kõige vähem. Aga kui trenni läheks, hakkaks harjutama? No seda oleks pidanud 15 aastat tagasi tegema. Nii ta on. Kaiast veel rääkides siis... Wimbledoni eelturniire ta ütles, et ta pole ühelegi ennast üles andnud, mängib ainult Wimbledoni, sest murukate pole mulle kunagi lemmik olnud, sellepärast ei taha ka väga palju aega seal muru peal olla. Mis Maarja ja Harri arvate, kas on see tark tegu minna Wimbledonile täiesti ikkagi külmalt peale? No kui nüüd minna harjutama muru peale ja pärast muru jälle minna uuesti teisele kattele, kõva kattele, kõik segamini ajada, praegu treenisid liiva peal, siis lähed muru peal. Noorteturniiridel näiteks, Wimbledoni noorteturniiridele pooled paremad mängijad üldse ei lähe. Mängida ühte turniiri muru peal, treenida selleks spetsiaalselt ja siis hakata täiesti teisele väljakule harjutama. See paljude meelest ei ole mõttekas. Mida sa, Maarja, ootad Wimbledonist peale seda, kui Kaia on French Openil esimeses ringis kaotanud? Mida raske öelda, võib-olla ongi lihtsalt see, millest me enne põhjuselt rääkisime, et tal oleks äkki rohkem mänge vaja, aga kui ta ise ei taha selle muru peal rohkem mängida, siis Nii see on, jah. Temal sõltub kõik loosist, kui tal on niisugune nõrgem vastane, seal ta lööb nii kõvasti, muru peal pall lõppeb kiiremini, kõigil on raske. Aga kõvemate vastu ta ei saa seal. Jah, siis jääbki üle ainult neid mänge loota Wimbledonis. Et sa saad need 2-3 mängu alla ja võib-olla sa siis saad natuke paremaks, et paraku see nii on siis. Aga räägime siis natuke rõõmsamast tulemusest. Anett Kontaveit võitis Viktoria Golubitši maailma 72. reket šveitslana, kellest meie siin väga palju stuudios ei teadnud enne matši, aga saime nüüd
saime nüüd päris pikalt teda näha, 2 tundi ja 17 minutit ja Anett kaotas selle mängu, võitis selle mängu 6-7, 7-6, 6-0. Ütles, et alguses oli väga närvis, aga alates matšpallist või natukene juba enne tundis küll, et see mäng hakkab tema kasuks pöörduma, selge oli vastu seina, pidin hakkama kõvasti lööma ja siis kohe lõi ka ja lõi nii, et 8 game'i vist järjest võitis lõpus, nii et Harri, meeldis sulle see mäng? Ma ei tea, kust ta selle mõtte saab, et ta hakkas kõvemini lööma. Minu arust ta hakkas just natuke tasemeni lööma, et pall läks sisse. Enda lõi silmad kinni seda palli ja meeletult palju vigu. Siis hakkas natuke kontrollitumalt lööma, vastane oli väsinud ka rohkem ja ei jõudnud nii palju enam pallide järgi joosta ja sellega viimases setis oli 3 lihtviga. Enne seda 2 seti peal oli 39 lihtviga. 58 äralööki, 44 lihtviga. Kokku. No kokku, jah. Aga viimases setis ainult 5. Liivatennises vaadata neid üldse neid äralööki sundivatud vigad juba see, kes neid kalkuleerib ja statist on seal, see on kõik väga subjektiivne. No seal on mõned nüansid ja näiteks loetakse võrku tungimiseks stoppi kätte saamist. Kaia käis stoppide järgi 14 korda ja siis loeti, et ta käis 14 korda võrgus. Täpselt ja ju Harri kindlasti, kui ta liiva peal oma õpilasi õpetab, siis ta ütleb, et ka, et liiva peal ei võideta punkti niimoodi, et sa lööd palli maha, vaid sa pead mängima vastase üle lihtsalt ja sundima ta eksima, nii et need äralöögid on ka väga suhteline, subjektiivne. See on... Nii ta on, jah. Maarja, ütle ausalt, kui Anett oli matšpalliga taga 5-6 enda servil, kas sa olid valmis, et see mäng lõpeb ära? Ma ütlen ausalt, et kui seis oli teises setis 6-5, siis ma pidin minema koosolekule ja ma sain ainult skoori vaadata, et nii pole väga raske kommenteerida, mis seal toimus. Riho, sa olid kindel matšpallil? Minul oli täpselt samasugune olukord, et kui Anett oli seal juba nii-öelda trammi all teises setis ja natukene ja mul oli vaja ka trenni minna, läksin paaris mängu Kalevisse, siis ma läksin koju ja vaatasin uuesti korduses kõik ära, mis seal edasi sündis. Et see matšpall, mis oli, seal ei olnud üldse lihtne see esimene rabak, mille Anett mängis taganemise pealt, see oli väga raske löök, et seal oli väga lähedal oli see asi. Aga kui kõik muud elemendid välja võtta, siis selle tüdrukuga tagajoone rallisid mängida on ükskõik kellel väga raske. Et kui see pall jääb mängu ja hakatakse seal nühkima, siis see tüdruk jookseb väga hästi, liigub väga hästi, suudab varieerida. No naiste tennises ühe käega taga kätt me näeme väga harva. Navarro on üks, me just siin arutasime, kes on selline, kes veel niimoodi lööb, et ta on lihtsalt natukene pisikene ja lühikene ja paraku tal seda servi ei ole, et võib-olla seal päris tipus olla. Mis veel Anetti puhul oli ju kindlasti suur küsimärk ja huvitav vaadata tema tervis, et pärast Madridi turniiri kaotust Maria Sakkarile kurtis imeliku väsimuse üle, käis Eestis uuringutel ja siis ainus asi, mis avalikkusega jagati, oli see, et mingi näit oli paigast ära. Muretsesite ka Anetti tervise pärast? Mina küll huviga kohe tahtsin näha, et kui heas või halvas vormis ta on. Ei oska öelda. Kõigil on ühesugune informatsioon, mis tegelikult toimub, keegi ei tea. Ega me takkajärgi ka targemaks ei saanud, ütles, et ta pole kunagi oma terviseandmeid meediaga jaganud ja ega ei jaganud ka nüüd, et võib-olla ütles veel sellise lause, et ega teil oleks ka parem kirjutada ju mängust, kui mingist, kui pealkirja panna mingid tervisemuresid, et mõnes mõttes õige, aga las ta siis jääb. Igatahes tundub, et see haigus või mis tal oli, et ei ole jälge jätnud mängule või paistab natuke läbi? No paistab läbi selles suhtes, et praegu ikka vigade arv oli väga suur. Isegi siin Tallinnas treeningut vaadates millegi pärast ta kogu aeg eriti tagage poolt, et ta saab 5 centimeetrit palli üle võrgu lüüa. No, nii on vead paratamatud. Maria Sakkari ei ole muidugi kunagi meeldiv vastane Anettil olnud, neil on omavahelised mängud, on 5-4 Sakkari kasuks ja ka liival on Sakkari kasuks, nii et ma mäletan Roomas, ma üks aasta vaatasin seda mängu, mängis ka Anett ja kaotas Sakkarile, nii et ei ole see selline vastane, kellest peaks üle sõitma kindlasti. Väga raske vastane on alati olnud.
aga Aneti järgmine vastane Kristina Mladenovitš, kellega neil omavaheline mängude seis on 4-0, kusjuures Aneti kasuks. Mida me Mladenovitšist teame? Minu meelest neil ka viimased mängud on ikka päris korralikud madinad olnud, aga samas Mladenovitš ei ole olnud päris see, kes ta oli mõned aastad tagasi. Ta vaikselt on nagu natukene paremust jälle näidanud, et vahepeal ta oli ikka täitsa augus omadega. No esimese ringi tagajärg, kus ta võitis 6-4, 6-0, tundub, et ei tule kerge mäng. Madinad on olnud küll jah, et Moskvas 6-2, 7-6, Tokyos 2018, mõlemad siis 2018 6-3, 7-6, Stuttgardis ka 2018 5-7, 7-6, 7-6 ja Kopenhaagenis 2012 6-1, 6-7, 6-3, et ehk siis üks liivamäng ja see on 3-setiline. Stuttgart, jah. Jah, ma olen Harriga nõus, et ega kõik see näitab palju vähem kui see, mismoodi Mladenovitš mängis eile Prantsusmaa lahtistel. Et ta on väga hea soos ja on kindlasti raske vastane. Mladenovitš alistas siis Anna-Karoliina Šmedlova, slovakitar praegult maailma 121. kohal ja 6-4, 6-0, jah, nagu sa ütlesid. Vaatan statistikat ka, tegi kusjuures 6 topeltviga, ässasid, ma ei tea, kas ta üldse lööb neid vahel. No vahel ikka. Jah. Esimene serv oli 54%, servipunktid 72%, äralööke 26%, lihtvigu 35%. No jah, Kaiale teeb see lihtsamaks, Anetile, et Mladenovitšil ei ole head servi. Kaiale on väga rasked vastased, kõik kes hästi servivad, et ta ei saa siis rünnata, Kaiale meeldib. Anetil meeldib ikka servi tõrijalt kohe ründama hakata, kui seda ei saa, siis on tal palju raskem. Praegu tõenäoliselt see annab eelise. Ma arvaks, et seal võib-olla mängib rolli ka see, mis ajale see mäng pannakse, et kui see on päeval ja seal saavad fännid olla, siis kohalik mängija ja Mladenovitšil tavaliselt Pariisis on päris korralik fänniarmee taga. Aga kusjuures väga paljud mängijad on öelnud, neile meeldib palju rohkem isegi see, kui see publik on su poolt või vastu, vahet ei ole, best publik oleks. Et väga paljud on ka öelnud seda. Aga minu arust teisi publiki, vähemalt Prantsusmaal, on küll selline, et nad ikka plaksutavad vastasmängijale ka päris korralikult ja vast sellest saadki aru, et oled väga hästi mänginud, kui sulle ka plaksutatakse. Ja. Selles suhtes on soliidne. Aga olete nõus, et ju täiesti kõik on võimalik, võib minna ühele ja teisele poole? Loomulikult. Muidugi. Kui sealt edasi peaks saama, siis võime saada sellise vastasseisu, kus on ühel pool täisverd eestlane, teisel pool poolverd eestlane, aga võib ka nii minna, et saame vastaseks Iga Swiateki. No tegelikult on mõlemad täisverd eestlased ja ühe eestlase isa treener istub meil siin praegu, nii et ta võib rohkem kommenteerida. Mart Petersoni treener on ju Harri oled samamoodi treeneri. Lapsest saadi. No nii et Harril on siin väga lähedane seos. Ma ütlen, kõigepealt tulemus oli Rebecca Peterson alistas Shelby Rogersi 3 setis 6-7, 7-6, 6-2. Nägid sa seda mängu? Ei näinud. See oli minu meelest Kaia mänguga samal ajal. Võis olla, jah. Aga mis sa üldse Harri Rebecca mängust arvad? Rebecca on päris koopia oma isast. Mäng on samasugune. Puhas sinu käekiri siis. See on looduse poolt. Mardil oli hea eskelöök, Rebeccal on hea eskelöök, kesine tagalöök, mõlemad kesine tagalöök. Rebeccal on parem serv, kui Mardil oli tegelikult. No näed siis. Tüttel on suutnud servi juba rohkem õpetada, kui sina suutsid talle õpetada. No ja. Aga kas Rebeccal Swiateki vastu võiks lootus olla? Minimaalne. Jah, see on üks tüdruk, kelle kohta võiks öelda, et isegi võiks täiesti kaalukausile palla. Kumb on suurem favoriit, kas Nadal või Swiatek? Ega isegi ei oska praegu öelda. Aga ikkagi lihast ja luust inimene ja... No päris ei ole võib-olla. Kohati on need pallid kipuvad kandiliseks minema seal, me teame, nii et see on võib-olla üks selline mängija. Ta on üks mängija, kes jookseb hästi, lööb hästi ja on tugev ka veel.
füüsiliselt tugev, jookseb hästi, lööb kõvasti. ja tennise IQ on ka veel päris kõrge. kõik on olemas. kas Anetil temaga vist viimane mäng oli seal Austraalia lahtiste 8. eelmine aasta? Anett võitis teda vahetult enne, kui ta tuli French Openi võitjaks, jah? jah. no Liiv muidugi sobib talle veel jah, muidugi. Aga juba too mäng minu meelest oli niisugune päris tasavägine. Oleks võinud emale kummale poole minna. Aga see on 2 korda võitnud. Liival on hoopis teine teema. No see Antek on muidugi lööb ka suurte keeretega mõlemalt poolt ja hardcore'ides ei mõju nii palju. Aga liivaväljakul on selle vastu, eriti naistel on väga raske mängida. Ega muidu Pliskova ei oleks 2 munada käes saanud. Jah, kas sa nägid, Harri, seda 2 muna mängu? Mis seal siis juhtus? Räägi teistele ka. Vastasel on mitte midagi teha. Ta praktiliselt ei eksinud, lööb kõvasti ja vaene Pliskova jookseb ka päris käsiselt. Nii et kui ta peab ühest ajast teise jooksma, siis tal ei ole lihtsalt šanssid punkti saadagi. See oli Rooma turniiri finaaliks. Ma ei tea, palju need üldpunktid olid seal mängus? 13 äkki oli Pliskova punktile. Ta üldse punkte sai väga vähe. Küsimus veel 6-0, 6-0, aga et sa üldse punkti võidad, et see on ikka väga vähe matši peale 13 punkti. Aga midagi teha ei olnud. Vastan oli nii palju parem. Harri, usud sa, et Iga Swiatek võidab ka French Openira uuesti? Kui ta mängib niisugust tennist, mis ta nüüd liiva peal praegu on mänginud, siis tõenäoliselt. Keegi vastu ei saa? Vastu saavad. Williams kindlasti oma suure serviga ja kõvade löökidega vastu. No Williamsil tuleb eelkõige sinna jõuda, et Williamsil on ka väga raske seal ju, enne on tulemas ju tal seal Sabalenkad ja tal on seal ikka väga palju veel raskeid vastaseid. Kas keegi Serena esimest mängu juhtus nägema? Ma nägin, vaatasin vist 5-2 ja siis mõtlesin, et tuleb kerge mäng ja pärast vaatasin, et ta pidi ikkagi kiires lõppmängus seda esimest seti seal pingutama. Jah, läks 5-2 juhtima ja lõpus siis kiire lõppmäng 8-6. Jah, aga see on jällegi järjekordselt selline hea näide sellest, et võib-olla sellist tüüpi mängijatele ka nagu Rafael Nadalile, võib-olla see esimene ring natuke kauem väljakul olla on isegi neile mõjub väga hästi. Nad lähevad iga mänguga üha paremaks ja paremaks ja paremaks. Selline 6-0, 6-1 mäng ei anna midagi talle, aga Nadal ütles ka tegelikult ju oma esimeses mängus Popirini vastu, et ega see esimene sett oleks võinud minna nii või naa, see oli väga väga lähedal, et oleks võinud Popirin võita, teame ju mees tampis siin ju Sinneri alles ära Madridis praktiliselt 2 setti. Et sellised esimese ringi mängud on tegelikult neile mõjuvad võib-olla paremini isegi. Aga Serenal oli vist ka liival nüüd ainult 1 võit enne Prantsusmaale tulekut. Parmas 1 sai on täpselt sama lugu, et ei ole ka saanud mängida korralikult. No ahistas siis rumeenlanna Peegu ja teises ringis mälu järgi ütlen, et oli ka rumeenlanna tal vastas Pusarnescu. Vaadake, see 5-2 edu seis tundub, et nii palju juhtis. 5-2 on 1 vastasel pallingu edetud ajalt. Kaotad oma servi korra tagasi ja ongi 5-5. Sellepärast see 5-2 edu seis ei näita niisugust üleolekut. Kas me Aneti mängust ka veel mingid tähelepanekuid teeme või paneme selle teema lukku? Paneme Aneti teema lukku, soovime edu homseks. Loodame, et toimub peaväljakul ja loodame, et toimub võimalikult vara. Jah, täna oleks ju Kaia olnud peaväljakul esimene mäng, kui ajakava nägite tänast. Prantsuse vastu. Kurb, aga no mis sellest enam? Jah, peaasi, et öösessiooni ei saa. French Openi öösessioonidest rääkides, siis võib-olla ma olen valesti aru saanud, aga minu arust see ju tehti selle jaoks, et publikult rohkem raha välja pumbata, kõik ühte kohta kokku tõmmata peaväljakule tähelepanu suurtele staaridele, aga on siis hoopis nii, et kella 9 on Pariisis liikumispiirang ja tuleb hoopis koju kotile minna. Ma sain aru, et nende õnneks see liikumispiirang lõpeb selle nädalaga ära, et nad vähemalt järgmisel nädalal saavad endale lubada seda, et seal öösessiooni mängudel on ka fännid koha peal. Minu teada see oli vist 9 öösessiooni on siiski
pimedad, 10 alles, kas see oli neljapäeval või kolmapäeval, veerandfinaalidest Prantsusmaal just need Covidi piirangud oli, ma lugesin kuskilt artiklit ka, aga seal ei ole ju, ega siis küsimus ei ole ju niivõrd publikus, ikka küsimus on ikkagi teles, noh. Et töösessioonid on ikka eelkõige ju tele jaoks, et kui sul on näidata mängu kuigi see oli eile õhtul, kui oli see Djokovic'i mäng, siis see lõppes mingi 12:30 või? Vist jah, meie järgi jah, aga seal oli, kui on, nagu ikka me nägime ju ka US Openil, et kui sul ei ole publikut, siis kõik on nii hästi kuulda, eriti kui sa mängid sellisel väljakul nagu Chatrieri väljak on ja siis keegi seal üleval mida iganes tegi, aga telekas ei olnud seda kuulda, aga neid koha peal tohutult häiris. Et see on see vaikuse probleem jälle. Eile me saime siis lõpuks teada, miks Djokovic nii palju põrgatab palli. No. Küsiti ta käest. Djokovic vanasti ta oli niimoodi, et ta esimesse kasti põrgatas paarisarv, teise kasti põrgatas paaritu. Tal enam seda ei ole. Aga eile Mats Villander küsis ta käest selle küsimuse ära ja siis ta ütles, et nüüd on juba täitsa suvaliselt, et kuidas tal ikka, kui tähtsad hetked on, siis mõtleb oma mõtted kõik läbi ja vabandas küll, ütles, et ma väga vabandan, et ma nii kaua põrgatud. Ma üritasin täna Nadali ja Popõrini mängu järgi vaadata, ma tahtsin näha, kuidas Popõrin selle enda 5-2 eduseisu maha mängis ja siis hakkasin mõtlema, palju siis Nadal põrgatab, üritasin kokku lugeda, aga see kaameramees ei näidanud lõpuni kunagi alles. Keeras alati Popõrini näo peale ära. No ma olen lugenud Djokovicil 17 on küll olnud, natuke alla 20 on küll olnud. Aga Nadalil on reketiga mingi arv ja siis on mingi arv käega. Ja kui Nadalil on nii palju muid liigutusi ka, mis ta enne peab tegema, et selles suhtes tal on obsessiivkompulsiivse häire. Aga see on tegelikult veel hullem variant, Harri, oled sa minuga nõus, veel hullem variant on, küsimus on ju see, et millal kell käima läheb. Ja kui sa esimese servi mängu paned, läheb kell käima. Aga nüüd, kui nad veel seda 2 servi vahel teevad seal, siis ei ole enam vahet ja see on kõige hullem. Tõrjujale on see väga vastik. Kui seal ka veel 10 korda põrgatatakse, sa võid ju kogu aeg valmis olema. Kummaline jah, et vahepeal oli mingi reegel, et ei tohtinud üle mingi arvu põrgatada, aga nüüd ei ole sellest enam juttu olnud. Djokovic algul sellega välja tuli, et jokutas seal ei tea kui kaua. Ja sina oled teisel pool võrku, sa pead kogu aeg ju ootad, üks hetk väsid ära ja siis tuleb see pauk. See on päris... Aga Popõrin vingus ka selles. See on päris ebamugav. Kindlasti on väga mugav, jah. Keskendumise maksimumi viimine võtab aega, see ei lähe sekundiga. Aga võtame siis võib-olla kõige põrutavama teema nendel French Openitel. No väga kahetsusväärne juhtum Naomi Osaka sellest, et ta ütles, et ta ei räägi pressikonverentsidel, et ta ei anna üldse pressikonverentse. Sellest me saime eelmises saates juba siin arutada, aga see, et ta nüüd ennast sealt täitsa maha kohe võttis, kas seda võis karta või see oli ikkagi ootamatu sündmuste pööre? Mina nii just ei saa absoluutselt aru, kas ta siis ei... Talle makstakse ju selle eest raha. Mitte vähe. Ja kui tribüünid on tühjad, on kohe veel vähem raha. Kuskilt nad peavad saama, nad peavad propageerima seda tennist. Siis kui tema esineb, kõik vaatavad teda, kas ta ei saa midagi aru või samamoodi oli, kui ta seal Ameerikas loobus Black Lives Matter. 7 erinevat maski. Keegi ütles talle ilmselt, et sa ei tohi mängida ja see tüdruk on niuke arusaamatu. Aga sa mõtled seda eelturniiri? Mitte US Openit ennast vaid? Eelturniiri võttis maha, jah. Seal on muidugi hästi kurb, et ikkagi sellisel tasemel sportlane, kes on maailma enim makstud naisportlane hetkel üldse. Et see ongi see tänapäeva sotsiaalmeedia, et sa igaüks ütleb seda, mis sülg suhu toob kohe, et kus kohas on managerid, kus kohas on nagu, et see nii-öelda PR-abi jäi nüüd päris palju hiljaks, sest ta ütles, et ta võttis sellest turniirilt maha, no suure tõenäosusega oleks ta ise maha võetud, kui ta oleks jätkanud seda, et see ei oleks piirdunud trahvidega ja see öeldi ka enne juba välja, nii et noh, nüüd võib-olla isegi siin natukene üritati siin nii-öelda mingi hea lahendus leida, et ma ei ole üldse väga veendunud, et mis tal tegelikult, kas tal üldse need probleemid või kuidas tal see olukord on, aga no siit on kindlasti nagu palju õppida, et loomulikult äärmiselt ebamugav ja see on üliraske, või ütlen isegi ette, kui sa ikka 5 tundi väljakul oled ja matšpallide pealt kaotad raske mängu ja siis surutakse sulle mikrofon näkku ja küsitakse, mis tunne on, no loomulikult tahaks öelda ja visata asju ja igast asju teha, et neid situatsioone on ka tennises, aga noh,
see ei saa olla põhjus, et võtame publiku ära, võtame pressi ära, võtame tele ära ka, mis meil järgi jääb, siis seda spordiala ei olegi ju siis, no kummaline on see on väga kummaline, jah. Kummaline on see, et ta ei tee vahet kaotuse ja võidu vahel. Ta ei olnud võidu korral ka nõus rääkima. No täpselt, et kaotuse korral ei taha. Aga samas on see, et kui ta enda teises avalduses, kui ta kirjutas, et ennast maha võtab, ütles, et tal on olnud depressioon 2018. aasta US Openi võidust alates. Me kõik mäletame, milline see mäng oli, millistes tingimustes väga noor neiu võitis enda elu esimese slammi turniiri. See ei olnud rõõmupisarad, vaid need olid hoopis teised pisarad. Sealt edasi minna on ilmselt päris raske olnud, kui sul pole õigeid inimesi kõrval. Kusjuures see on päris hea näide, et tegelikult need selle situatsiooni ju tekitas tema enda vastane ja see on suhteliselt sarnane käitumine, mida ta praegu ise teeb. Tegelikult oli see ju tookord oli ju see Serena Williams, kes selle au ära võttis kõik oma käitumisega. Samasugune situatsioon, aga kahjuks see läks kõik Osaka nii-öelda kaela, et no selles suhtes ma mingis mõttes nagu austan, et ta ennast maha võttis, et saigi aru, et see tema esialgne avaldus läks nagu natukene viltu, oli veits halvasti kommunikeeritud ja see võttiski kogu tähelepanu endale. Turniir enam ei saanud tähelepanu, kõik oligi iga päev räägiti ainult Osakast. Siis on mõistlik, et sa võtadki ennast maha, eriti kui sind on ka ähvardatud, et sind võetakse ise maha, kui sa ei loobu, on ju. Aga see oli tõeline põhjus. Ja seal ei ole ju, turniiri korraldajad, nad ei saa ju mitte midagi teha. Kuidas nad saavad teha erandit või mida nad saavad teha? Nad on pandud sellisesse olukorda, nad on sunnitud seda tegema. Kahjuks ja nii on. Et täna oli Grand Slam rulebookis on kirjas. Jaa, täna oli ka avaldus ja kõik Grand Slami peakorraldajad tegid avalduse ja loomulikult just, et viisakas kiri ja et väga mures Osaka pärast ja väga mures ka mängijate mentaalse tervise pärast ja nii edasi. Aga mis neil üle jäi? Kahjuks ei olnud neil midagi teha. Aga ma olen hästi palju Twitteris vaadanud, et kas see on nagu selles mõttes proportsioonis, et 4 Grand Slammi siis, kellelt muidu on väga raske saada ühisavaldusi. Sellise asja peale teevad kohe ühisavalduse, aga meil on nii palju muid probleeme olnud tennises. Mingid koduvägivallad, mingid koroonareeglite rikkumised, põgenemised, kui sul on positiivne proov, Benoit Paire käitumine absoluutselt igal turniiril sellel aastal, mitte midagi ei tehta. Ja selles mõttes ma olen nõus ja teine asi, mis mind isiklikult väga häirib, on see, et ma arvan, enamus tennisiste ei tea, milliste reeglitega mängitakse Grand Slamidel. Iga üks teeb oma reeglid. Teeme tiebreakis, teeme 10, teeme 12, teeme nii. Ja juba see on nagu naljakas, et ei ole suudetud kokku lepita lihtsad asju. Ja aga eks seal on natukene oma naha päästmine oli ka selle avalduse. No, ma arvan, et see oli mingis mõttes ka natuke hirmutamine, et keegi teine mingeid mõtteid pähe võtaks endale. Aga ma arvan, et kokkuvõttes ei ole sellest mitte keegi võitnud. Ainult kaotanud. Mis te arvate Boris Beckeri avaldusest, et Osaka võis tõmmata väikse joone oma karjääri alla selle käitumisega? No ei tea, mis mõtted tal peas on. Seda on raske arvata. Keegi arvab, et mul on raha küll, pean kõik, mis teen. Teine tahab veel teenida, tahab veel kuulsust juurde saada. Meil on raske seda arvata. Jah, seda on raske arvata, mul oleks muidugi üli hea meel, aga ma kujutan ette, et Wimbledon on ka väga suur küsimärk Osaka puhul. Ja, see on ju kohe. Ja vaadates ju, kui Osaka tuli, tema intervjuud olid ju kõige nauditavamad ja kõige huvitavamad ja tal oli alati midagi öelda ja midagi huvitavat rääkida, et väga kahju ja et see kõik praegu ma ütlengi, Wimbledon on kohe ukse taga, ma ei kujuta ette, ma loodan küll, et ta saaks sellest üle ja tuleks kohe mängima, aga kui ta nüüd veel ja veel tükk aega ei mängi, siis on raske. Selle asja kurbloolisus minu meelest ongi see, et tema pressikonverentsid olid ju rahvast täis ja sellepärast, et keegi tahaks nüüd küsida, et mis tunne nüüd on kaotada või võita, vaid sellepärast, et seda lihtsalt huvitav vaadata. Maarja, sa oled isegi olnud Osaka pressikonverentsi, vist oleme ka koos olnud Pariisis. Et need olid alati vaimukad, see, et ta natukene häbelik on, aga samas keegi ei pane seda talle pahaks, et kõik ju suhtluvad temasse sõbralikult ja see, et tema pärast ju reisivad ju Jaapanist ajakirjanikud kohale spetsiaalselt tema pärast, nad ei reisi enam Kei Nishikori pärast, et mis tunne võib olla nendel ajakirjanikel, kes nüüd sõna otses mõttes tühjade pihkudega jäävad. Ma sain aru, et pärast enda esimest mängu sellele
vist Wow on see Jaapani kanal, mis on ta isiklik sponsor ka, et nendega ta oli ikka rääkinud nii paljugi. Jah, me ju ei näe inimesi sisse ja meie ei tea, mis seal toimub, et ongi võib-olla keerulised ajad ja mis iganes ajendas seda nii-öelda tweeti tegema, aga mis minu jaoks natukene keeras seda absurdsust üle võlli, oli erinevate tenniseajakirjanike arutlus, et ilmselt talle sellepärast ei meeldi, et ta ise on noor naisterahvas, kes kujutage pilti on veel mustanahaline ja ka Aasia juurtega ja pressiruumis on vanad mehed. Mis vahet seal on, kas ei ole nagu põhiline, et seal on ise pole kuskil töönud, see tuli. Et põhiline on ju, et seal on küsimusi inimesed, kes seda ala jagavad, kas me peame sinnes panema noored naised, kes ei tea mitte midagi, et tal oleks lihtsam või? See on ju absurdne põhjendus. Igalt poolt otsida mingit rassismi ja seksismi ja mis iganes tonti veel. Jaa, just täpselt, et mida rohkem neid teemasid üles võetakse, seda keerulisemaks see kõik läheb, et võiks pigem nagu keskenduda spordile. Black Lives Matter situatsiooni ajal mul tekkis mõte, et tal on ikka tastavjõud, kes teda mõjutavad. Seal ta selgelt sunniti loobuma ja ma kardan, et siin on ka need nõuandjad on väga kummalised, kes ta soovitavad niisuguseid asju teha. See on väga huvitav nii-enda inglise keeles case study, kuidas see eesti keele panduna tahaks hea termini ka eesti keeles leida, aga las ta praegu teab, et ma ei usu, et nii suure kaliibriga sportlasel need Twitteri ja Instagrami paroolid enda käes on. Et kas ta saab kõike öelda, mis tal parasjagu mõttes on? Ei oska arvata. No Kaial küll enda käes ei ole. See on nii ja naa, et ikkagi päris paljud, ma arvan, teevad ise. Päris paljud teevad ise, neil on ka kanaleid, mida teevad, keegi manageerib veel lisaks, neid kanaleid on nii palju, kui sa lähed kuskile, kirjutad Roger Federeris, vaata palju sul neid saite on, kes seal Roger Federerist räägivad. Aga ikkagi päris paljud teevad ise ka, et ma arvan küll, et tänapäeval on nii ja naa, ma ei usu. Tema puhul tundub, et ta ei ole ise seitse. Igatahes hoiame kätt pulsil sellel saagal, kaasusel. Pressikonverentsidega seoses juhtus üks veider intsident ka Petra Kvitovaga peale pühapäevast võitu Grete Minneni üle, kes on siis Alison Van Uytvanki kaasa, aga mängib ise ka väga hästi. Te ei teadnud? Muidugi teadsin, lihtsalt imestasin selle fakti sisse toomist. Igatahes minust huvitav fakt. Ja siis läks pärast intervjuud andma kuskile, see on intervjuu telestuudio, kus nad peavad läbi käima, on päris palju ja siis ühelt poodiumilt maha astudes nihestas hüppeliigest ja nii kõvasti, et pidi ennast turniirilt lausa maha võtma. See on irooniline, et jälle pressikonverentsiga seoses. See on õnnetus. Lihtsalt õnnetus, inimene väänas jala välja ja jalg on paistes, ei saa mängida. Midagi teha. Aga kas Petra Kvitova, kui suur favoriit ta sellel turniiril oli? Kui suur hoop see French Openil on? Huvitavaid mänge jäi ära, aga vaevalt, et oleks võitnud Liivajakul. Sviateki küll mitte. Ja Jelena Vesnina siis sai ilma mänguta kolmandasse ringi, kus juures päris paha tunne võib olla sellel Grete Minnenil, kellel oli lausa matšpall kasutada Kvitova vastu, oleks elus esimest korda ise saanud kolmandas ringis mängida. Ta pole esimest ringis kunagi French Openi kaugemale jõudnud. Nojah, Pavlyušenko on praegu väga hea. Vesnina on ja Pavlyušenko mõlemad vene naised on praegu kuidagi hästi kõrgele tõusnud. Jah, sa oled kolmandas ringis ja oled ühe geimi kaotanud. Päris hea tulemus. Aga naiste turniiril on meil suuri selliseid kukkujaid olnud üldse? Väga ei ole, meenub teile? No Andreescu kaotas, aga see ei olnud otseselt üllatus. Ta oli ju vigane. Ta oli koroona ja vigastused ja kõik jutud, et jah. Ashley Barty on küll võitnud, aga kuuldavasti tal on väga kõva teip ümber jala ja liikumisega on suured probleemid. No siis on kindlasti raske mängida. Tema mäng on suuresti ikka jalliikumisel põhineb. Vist lugesin, et ta ise ütles, et ta lakkas mängu ajal häirima, sellepärast ta võttis ka selle meditsiinilise pausi, aga et ta kavatseb kindlasti nii kaua jätkata, kui on võimalik ja endast igas mängus nii palju anda, kui saab, aga et kui palju see tegelikult ikkagi mõjutab on. Ja väljas on ka mõlemad lätlannad, Jelena Ostapenko ja Anastasia Sevastova.
Ostapenko kaotas siis Sofia Keninile, Sevastova, nüüd kohe peast ei teagi, igatahes Baltikumi au peavad kaitsma siis Kontaveit ja Berankis, kes sai jagu Hugo Humbertist. Sevastoval oli äkki Brady või? Võis olla küll, jah. Me Riho rääkisime ka sellest Berankise Humberti matšist enne selle toimumist, aga Berankise 3-1 võit on natukene üllatav. Esiteks on minu jaoks üllatav, kui me eelmise aasta lõpus kommenteerisime siin ATP turniire, siis minu jaoks kohe kaks meest tegelikult, Jannik Sinnani kõrval ka Hugo Humbert torkas kohe silma, et see on väga hea mängumees ja et seal on kõvasti potentsiaali, aga tal ei ole läinud nii hästi. Sinner, et juba kõik teavad, Sinner on ikka väga kaugel jõudnud, et Hugo Humbert minu jaoks isegi üllatav, et ta ei ole veel mingit väga suuri võite saanud. Aga Berankis liival alistada Humbeeri, Berankis on vist üks väheseid mehi, kes ei oska libistada liiva peal isegi. Ta jookseb sinna palli juurde ja lööb seda palli, et see on kummaline, et ta ei ole õppinud isegi seda libistamist ära liiva peal ja sellise matši välja tõmmata, et müts maha Beranki sees. Ta ei tõmmanud midagi välja. Ma ei näinud seda mängu muidugi. Ta lõi praktiliselt teise maha. No nii, ei lüüa ta oskab ju väga hästi. Tema juhtis mängu kogu aeg. Tema oli see, kes mängu juhtis. No, seda enam. Ja tema pallid lendasid ja vastasel on palli lenda. Mida me teame Berankise järgmisest vastasest James Duckworthist, Austraalia ATP 101? Kes võitis soppi. Jaa, mul tuleb, ma olin ise Austraalias ju kohal tol ajal ja pumpasime Jürgeni esimest korda elus Austraalia lahtistele ja vaatasime tabelit, et niisugune tabel ka veel tuli ja siis tuli see kaotus, sellest aastast on meeles. See on ainus, mis mina temast tean. Duckworth, jah. Aga ma vaatan, Kihlvea kontorid peavad teda soosikuks, 1,44 on koefitsient versus 2,75. Ma näiteks ma ei tea mitte midagi, mis ta liival teinud on. Ei ole ka aimu, jah. Ja selline ka hästi tugevate jalgadega jookseb kõvasti, aga ei ole võib-olla löögi arsenal, ei ole midagi erilist relva, tal ei ole, et kes on siin ikkagi natuke mingisuguse relvaga mängivad ta üle. No. Ta on esimest korda Duckworth French Openi teises ringis ja pole teistel slämmidel ka teisest ringist kaugemale jõudnud. Austraalias on jõudnud lausa 4 korral teise ringi. Igatahes Berankisel on hea võimalus kohtuda 3. ringis Djokovic'iga. No see on Berankist Djokovic on väga, väga põnev, aga minust on seal veel üks põnevam kohtumine ees ootamas, et teame selline mees nagu Lorenzo Musetti mängib oma elu esimest Grand Slami ja seda nime juba tennisest teatakse, sest ta on ikka väga häid võite saanud ja tuleb oma esimesele elu Grand Slamile, mängib paigutatud mängija vastu, teeb talle muna. David Kofänil tegi 6-0, nii et ma ootan väga põnevusega, et need mehed esimest korda kohtuksid, nendel on potentsiaalselt võimalik kohtuda vist kas 4. ring või? Ja. Et ma loodan, et see on päris huvitav vastasseis, mismoodi Djokovic Musetiga mängib. Väga-väga valus vend. No Djokovici šansid on muidugi märksa kõrgemad. Djokovic võib mõlemalt poolt palli lüüa. Aga Kofän palli kiirust ei ole enam. Pärast Covidit oli Kofän päris kott. Praegu on ta natukene parem, aga nad enamus mängijaid on, kui nad Covidi on läbi põlenud, siis nad on päris. Paie oli ju täiesti ei osanud üldse mängida, kui tuli, nüüd on natukene rohkem. Ka Medvedev oli rääkinud pärast enda esimest mängu, et tal läks, et umbes eelmisel nädalal hakkas ennast nagu täitsa hästi tundma, et ikka mingi 5 nädalat vähemalt oli päris kehv olla. Aga see mäng oli, mis ta kaotas, eelmine turniir, see oli näha, et inimene ei ole üldse veel kuhugi jõudnud. Aga nüüd, kui publikut võitis, ta pärast ütles, et ta väga meeldib liival mängida. No, esimene võit Prantsusmaa lahtistel. Kui publik lööb ainult servi ja oskab eeskätt lüüa, sellega oli lihtne. Medvedevi teise ringi vastane on siis Tommy Paul, maailma 52. reket, ameeriklane. Ei ole kerge vastane. Jookseb väga hästi ja möllab nagu Sandgrengi eile seal Djokovic'i vastu, samasugune mängi. No Medvedev on küll teise asetusega, aga on ta selle tabeli poole favoriit? Mina ei saa aru, miks Danil Medvedev räägib, et talle ei meeldi liivaväljak. Vaadates ta esimest mängu. No müstiliselt hästi mängis, liikus liival, kõik oli
kõik oli olemas, et võib-olla ta räägib seda juttu ka sest natukene. Liiv pidi räpane olema. No mänguga sai väga hästi hakkama, et mina üldse ei alahindaks Danil Medvedevit. Väga korralikult mängis. Ta vist ütles enne sellise lause, et mulle vist nüüd meeldib tööd. No võt, jah, just, et ma tahaks ka ütelda, et tal oleks aeg hakata natukene Liiva ka armastama, et tegelikult sai väga ilusti hakkama esimeses mängus. Vaata, Liiva peal serv nii palju ei mõju. Tema suur relv on ju serv. Hardcore'il saab väga palju punkte. On matši, mis ta on võitnud ainult serviga. Liiva peal lüüakse need tagasi ja siis on ikka raskem. No Medvedevil paistab kolmandas ringis võimalik vastasseis Reili Opelka või Jaime Munariga. Ja neljandas on siin ainsana asetatutest alles jäänud Garin, Tšiili poiss. No jah, tabeli alumist poolt rääkida, siis seal ikkagi väga suur tõenäosus on seal, et eks seal tuleb Tsitsipas Medvedevi matš ja no väga head võimalused on ju Kaspar Ruudil. Kaspar Ruudil on ju väga head variant, temal on Zverev, eks ju, et ja see on ka esmane kohtumine, need poisid ei ole ka veel ühtik korda mänginud, et see oleks ka väga põnev lahing. Et siin sellised esmaseid vastasseise on nagu mitmeid, täpselt samamoodi nagu me rääkisime, et ei ole Musetti kohtunud kordagi Djokovic'iga, ei ole ka kohtunud Nadal kordagi Karatševiga. See oleks ka selline veerandfinaal, et siin on väga põnevad seisud seal meestel. Aga Nadal sai enda vastasest Popõõnis, sellest juba rääkisime, sai ilusti jagu, väike ehmatus seal oli teises setis, aga järgmises ringis on tal Richard Gasquet, täitsa enda eakaaslane. 17-0 on vist oma 16-0. Liival on 7-0. Ma olen kuulnud, et ta vist noorte klassis Richard ühe mängu võitis ja siis sealt edasi. Ja see Petita turniiril vist. Ja, no, see on üsna selge, jah. Aga kes on võib-olla siis nii-öelda, kui suurest kolmikust rääkida, siis ega suurel kolmikul Federeril on Cilic. No Federerist me veel räägime tõenäoliselt. Aga seal on Pablo Cuevas ja tema ju mängis ennast Genfis poolfinaali, sai Dimitroist jagu, sai Opelkast jagu, nii et see mees ei ole üldse lihtne. Ma pakuks, et see võib-olla ongi kõige raskem vastane ongi võib-olla Cuevas nendel suurel kolmikul. See on siis Djokovic'i vastane. Ma tahtsin küsida, kas meil on Federeri matšist väga palju rääkida. Numbrid on küll sellised, et 6-2, 6-4, 6-3 Deniss Istoomini vastu. Mingit murepilve ju ei olnud. Appi, kui ilus see kõik on. See on kõik nii ilus. Peatage aeg ja andke talle eliksiiri, et ta jääkski mängima. Ma vist vaatasin, pisar tuli silma. See on nii äge. Ja võib-olla need turniirid, mis ta ette mängis ja kus ta kaotas, mõjusid talle väga hästi. Mul on selline tunne tagantjärgi, sest ma ise ei saanud üldse aru, et tuleb mängima. No loomulikult enne Doha turniiri ta treenis koos Daniel Evansiga, mida Daniel Evans teinud on peale seda. Treeningud Federeriga, kuidas on Daniel Evansile mõjunud. Liiva peal sai Monte Carlos Djokovic'ist jagu. Et see on ikka nii oluline, et sa saad natuke seda lõhna. Ütles Jannik Sinner täpselt sama asja Austraalias. Võitis ATP turniiri, küsiti, mis sulle meelde jäi. Treeningud Nadaliga jäid meelde. Ehk siis see mängijatel, kui nad saavad natukene seda treeningut ja näha, mismoodi need mehed tööd teevad, annab nendele ka tohutu impulsi. Aga minu arust need mõlemad turniirid tegelikult, kõigepealt Federer mängis Dohas, ju me teame, matš palli pealt kaotus, võitis Daniel Evansit ja siis kaotus matš palli pealt Basilashvilile, kes võitis turniiri. Ei mänginud üldse halva turniiri, aga tema sõnum kõigil oli see, et mul on selline vorm, ma pean trenni tagasi minema. Oli Federeri sõnum. Ja nüüd tegelikult samamoodi. Oli ju Pablo Andujarriga oli otsustavast breigiga peal. Väga hea mäng, ma vaatasin seda algust lõpuni. Ei olnud midagi sellist tunnet, et Federeril oleks kuidagi kehv vorm või midagi. Ja Pablo Andujar mängib ka suurepärast tennist Liival. Vaata oma elutennist nüüd võitis Tiimi. Dominic Tiimi, täpselt. No nii, võidad Liival Dominic Tiimi maailma 4. teketit. Ja jälle sama Federer ütleb, no kus ma sellise vormiga ei saa midagi. Ja nüüd tuleb mängib Prantsusmaa lahtistel. Loomulikult vastane, no paremat tabelit annab Harri vist leida Federerile. Peale Istomin Liival, kuigi meest tuli kvalist läbi, võitis 3 mängu, ikkagi ei saa ka öelda, et oleks mitte keegi. Aga no Federerile kindlasti väga hea vastane. Marin Tšiilis teis ringis. No Tšiilis on viimasel ajal kehvat mängida, aga siin turniiril tundub, et on päris hoos. Ei saa kerge olema.
Ilitši täpselt samamoodi ju ainuke kord, kui ta Federeri võitis, oli tema eluturniir, kui ta võitis Ameerika lahtised. See oli siis poolfinaal Federeriga, rohkem ta pole Federeri võitnud. Liival ei ole ka ühti korda võitnud. Et ma millegi pärast kaldun arvama, et ikkagi seal suurel kolmikul väga probleeme ei ole järgmises ringis. No Federerist ja Djokovicist rääkides, siis minu meelest mõlemalt küsiti pressikonverentsil ka olümpia kohta, et mis mõtted nendel olümpiaga seoses. Ja sealt jäi üldiselt ikka kõlama see, et Djokovic tahab, et oleks publik tribüünil, et ta jälgib seda olukorda ja Federer ikkagi tahab oma perega reisida, ma olen aru saanud. Et olümpiakorraldajad peavad ka päris palju vastu tulema staaridele, kui nad tahavad, et sellised staarid üldse mängiks neil. Me teame, et olümpiareeglid on ju väga karmid, et palju sinna üldse rahvast lastakse, piiratakse kõike, mida piirata annab. Jah, see tundub nagu natuke kahtlane, et keegi saaks mingisuguse eriloa, et ta saaks endal terve perekonna kaasa võtta, arvestades, mis reeglid seal on paika pandud. Et kui näiteks, ma ei tea, meie sportlastest ühe ala sportlane ei tohi minna teise ala sportlasele kaasa elama, siis tundub nagu natukene ebaaus, kui keegi saaks endal terve perekonna kaasa võtta. Aga vist see Jaapani fännide tribüünide lubamine pole veel otseselt otsustatud, et see peaks vist tulema nüüd juuni jooksul. Eriti ebaaus on see, kui sul veel 4 last on. Eks ole, jah. No aga mis tenniseturniir see ilma Federerite või Djokovicit on? Kas teil on neid mängeid vaja või teil ei ole neid mängeid vaja? No jah, aga olümpia ei ole ainult tennis. Seal on kindlad reeglid ja vaevalt seal hakatakse midagi. Seal peaks olema mingid teised alad ka ju. Peaks, jah. Mis võiks ju kõik mingid korvpallurid, jalgpallurid, kõik ütlevad, et mul on vaja seda, et noh. Ega need reeglid ei ole kiusamiseks mõeldud, need on ju konkreetse situatsiooni päästmiseks. Niikuinii nad, kui nad teevad üldse, siis nad on kõvasti vastu tulnud. No ja hakka seal vastu tulema, kui see suurusjärgud olid 10 000 sportlast, 10 000 ajakirjanikku, teisel mingisugune mööndus kellelegi, siis on sul 10 000 sirja taga. No aga Naomi Osaka tuleb olümpia välja? Ei tule? Ma kahtlustan, et tal võivad mingites lepingutes, need sponsorlepingutes olla, et ta peab mängima. Ma arvan, et ta on igal pool juba reklaamnäona välja reklaamid. Ma arvan, et ta on kõige populaarsem jaapanlane praegu üldse võib-olla maailmas. Kindlasti, jah. Et see oleks ikka väga suur põnts kogu olümpiamängudele. Ma arvan, et ta ei saa teha seda, sest ma arvan, et kõik need, mis ta sai, need suured Jaapani lepingud, et seal on ilmselt see Tokyo sisse kirjutatud. Ma arvan, et seal on tõrviku vedamised juba kokku lepitud ja mis iganes. Aga ta saab ju karjääri ära lõpetada. Seal. Ja siis tagasi tulla. Jääb rahast ilma, muud midagi. Sellest rahast, mis tal juba 55 miljonit eelmise aastaga on lepingutest kogunenud, ma arvan, et sellest ei jää enam ilma. No aga tulemas on 100 veel. Ja. Sellest jääb ilma. Ma ei usu, et ta karjääri ära lõpetab. Ei lõpeta. See oleks nii kurb. Ei usu. Igatahes on kellelgi veel French Openil midagi hinge peal? Täna on üks põnev vastasseis minu jaoks. Ainult üks, ütleme siis kõige põnevamaid vastasseise minu jaoks on noor 18-aastane hispaanlane, kes alles sai oma sünnipäeva kingituseks matši. Carlos Alcaraz. Just nimelt, kes sai kingituseks matši Rafael Nadaliga. No seal oli ärevus nii suur, et seal erilist mängu ei tulnud, aga tema vastane on täna Basilashvili. See on põnev matš kindlasti. On kindlasti põnev. Azarenka ja Clara Tauson on ka täna endine juunioride esinakat. Ja see on ka kindlasti väga huvitav. Aga kas on Tauson ikkagi nii valmis mängija, et ta saaks juba Azarenka vastu ka? No see on ikka, Azarenka on täna midagi muud, kui ta kunagi oli. Tauson on küll 90 juba. Azarenka jooksmine on palju kehvemaks jäänud, liikumine väljakul on kehvemaks jäänud. Kui palju Tauson teda suudab jooksma panna, see kui Azarenka juhib mängu ja tema jookseb, siis Azarenka ilmiselt võidab. Jah, kõik ju vaatasid, et oi kui ebaaus esimese ringi matš, kus need Sova ja Azarenka 2 Grand Slami võitjad mängivad oma vahel. Üks maailma esimene, maailma teine olnud, aga ajad on natuke teised lihtsalt. Ja kogu Valgevene vaatab täna Sasnovitši ja Sabalenka matši. Mis seal vaadata? Jah, ma kardan ka, et Sabalenka on natuke liiga võimas Sasnovitši jaoks eriti. Jah. Ja siis see öömatš on täna siis Tommy Paul ja Danil Medvedev. Jaa, see võib tulla hästi põnev.
üritame üleval püsida, sest minul on küll nende öömatšidega väga keeruline, ma ei tea, kuidas teil. Hommikul peab järgi vaatama, Riho, ma tean, et sa vaatad ma ei tea, mul on selline tunne, et vist esimest korda on selline Grand Slam, mida tahaks nagu kõik mängud otsast lõpuni ära vaadata, et see on hullumaja, noh, ei saagi muud elu elada, kui televiisori ees olla. trenni teha. No ühe korra nädalas jõuan Harri juurde ka, sellepärast ei saagi seda eeskätt paika, et ainult üks kord. Grand Slam on. Kes see ühest korrast nädalas ei saa ju midagi? Ei ole aega, mängud on. Mängud. Nojah, aga õnneks on peale French Openit ainult 2 nädalat pausi. Ja jälle teleka ette 2 nädalaks. Jah, palju õnne meie elukaaslastele. Aga tõmbame siis... Mina olen oma elukaaslase ka meelitanud teleka ette, kõige lihtsam. Tennist vaatad? Kas vaatad tennist või siis lahutad ära, kas seal varianti ei ole väga? Zverev meelitas oma lapse, selle vanema poisi, see istus 3-aastaselt alati, ainult teleka ees ja vaatas tennist kogu aeg. Peeter Lamp rääkis, ta käis seal külas tihti, nad jääsid ühes linnas. Ja hakkaski mängima. See vanem on nüüd see, kes Eurospordis Misha, jah. See on, jah. Nii, et sul on tegevust, õpeta laps. Ja mul käib ka laps Harri juures tennis juba. Jah, igatahes aitäh kuulamast ja hoiame pöialt Anetile, et see turniir veel meil kaua kestaks. Aitäh teile loomulikult ka stuudiosse tulemast ja tuletan meelde, et kui kellelgi on ettepanekuid, küsimusi või lihtsalt tagasisidet, siis tennis@delfi.ee on meie meiliaadress. Aitäh! Head päeva!